Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Sõmerpalu motoklubi uus hooaeg algas juba 2011. aasta detsembris, kui toimus rahvusvaheline Adrenaliin Arena Cup. Talvine hooaeg 2012 algas Eesti karikavõistlustega Kestvuskrossis, kus kontrollijaks 1 tund. Ajalooliseks tuleb pidada fakti, kui Martin Leok finišeerus vaid Kundi mootori abil. Ometi tagasid eelnevad etapid talle kokkuvõttes üldvõidu. No nii, päris ajalooline hetk, et kiirem mees rajal vaatab, kuidas sõiduvõitja finišeerub, et Martin, millal siis vead hakkasid tundma andma? Ei, kõik suus väga hästi. Välja arvutada kolmringene lõppu, et hüppe lihtsalt tehnika, ütleme tehnikasport oli mängu. Et siin on kõik võimalik, et aga ütleme niimoodi, et suht see hea, et hästi finiši lähedal läks tehnika alt ja lükkasin hüppus ikka finišisse. Eesti meistrivõistlused jääraesõidus tõid Sõmerpalu motoklubile koguni kaksikvõidu. Kui Martin Leok ülekaal oli nii-öelda seisuse kohane, siis Taavi Nassar tõusis 5. kohalt hõbedale, seega kaksikvõit. Sul oli nii palju aega, et sa lausa vaatasid tagasi üle? Ei, ma vaatasingi, et kaugel need on ja seal taga oli ka päris põnev, et Taavi hakkas seal tagantpoolt tulema mööduma. Siis ma vaatasingi, et kus kohas, mis möödused on ja mis kurvedest ta kiirem on seal teistest. Eks hoidsi silmad lahti. Eesti karikavõistlust arvestes tõid Sõmerpalu motoklubile võidu korvipaar Urmas Sugasepp, Veiko Parksepp. Martin Leok võttis talvest maksimumi, tulles enduro tsikliga Eesti meistriks ka Tali Krossis. Külgvankrite klassis tulid Eesti meistriteks Urmas Sugasepp, Veiko Parksepp. Seega ühe talvega toodi Sõmerpalu motoklubile 4 kulda. Aigar Leok kihutas samal ajal juba Ladina-Ameerikas Tšiilis. Sina sõprust sealsete tüünidega oli hädasti vaja, sest just samades tingimustes sai teoks enduro maailmameistrivõistluste avaetapp. Tanel Leoki talvise ettevalmistuse heaks kontrolliks oli seekord maailma suurim ja osavõttu rohkem liivaraja kross Prantsusmaal Le Duquets. Tanelile selle aasta ekstreemtingimused sobisid. Finišilippu sai ta hinnatava 2. kohaga. Martin Leoki suvehooja põhitähelepanu oli 2 alal. Kestvuskrossidel, kus kontrollijaks 2 tundi ja endurol, mida sõidetakse 2 päeva. Kestvuskrosside võitmisega probleeme ei olnud. Eesti meistritiitel oli käes juba enne viimast etappi. Võistluse kõige parem trenn, nagu üteldakse, et vahet ei ole, et kas oled trennis või võistlusel, et ei saa ütelda, et see oli hea trenni eest, see oli ikka võistlus, et iga võistlus on ikka võistluse eest ja trenn on trenni eest, et muidugi sai muidugi jälle seda füüsilist poolt seal natuke juurde ja praegu sobib kõik, praegu laabub kõik asi, sikkel peab vastu ja väga äge. Enduros võttis Martin Baltikumist kõik, mis võtta andis. Kokkuvõttes tuli 3 tiitlit, nii Eesti, Läti kui Balti meister. Kestvuskrossidel esines Sõmerpalu motoklubi värvides ka Otepäält pärit Rolf Otto Rootsmaa. Sitke noormees tõestas, et eesmärgile viib stabiilsus. Ühelgi etapil ta poodiumile küll ei jõudnud, kokkuvõttes tuli aga Eesti meistrivõistluste pronksmedal. Kui sa hooaega alustasid, mis eesmärk sul oli? Eesmärk oli tulla esi3 sisse. Aga alguses etappidel olid kõvad soomlased vahepeal ja siis olin kogu aeg 4 stabiilselt kõik etapid ja ühe korra olin 5 ja 6 ka, et stabiilsus tõi ära 3. koha. 2012. aasta algusest esines väga edukalt meesteklassis alles 15-aastane Võru noormees Karel Kutsar.
Adrenaliin Arena toetusel Sõmerpalu motoklubis sõitev Karel oli väga lähedal poodiumi kohale Eesti meistrivõistluste etapil Narvas. Karel, kuidas siis on esimene hooaeg meeste klassis? No praegu on päris hästi läinud, et märtsis juhtus väike vigastus, murdsin käelu ära, et tõmbas väike tagasi, aga nüüd olen juba saanud jälle vormi tagasi. Sa oled seal Leokute Dünastias kõvasti koolitust saanud või? Ja Avajärves olen küll trennis käinud, et seal on väga palju õpetussõnu saanud ja eks proovin neid raja peal täita ja eks siis näha ole. Sügisel Viljandis üllatas Karel kõiki juba Open klassis ja maadus krooniti ta liivakuningaks. Sõmerpalu motoklubi liige Andre Park sõitis sellel hooajal Red Moto värvides ja väga edukalt. Eesti meistrivõistluste kokkuvõttes saavutas ta MX2 klassis hõbemedali. Minu õnneks, et jäin teiseks ja olen väga õnnelik selle üle. Selle suve kõige ilusama ilmaga õnnistati Väino Leokile pühendatud lauluga ja tema rändkarikale sõidetud Sõmerpalu rahvusvahelist motokrossi. Rohkearvulise publiku rõõmuks jätkus pinget kogu päevaks. Uudsalana oli kavas retroklass, kus sai näha vanu häid õhkjahutusega krossipille ja legendaarseid ning nooremaidki mehi nende sadulas. Seekord oli võidumees Jaanus Lüüdik, kes edestas omaaegset sotsmaade meistrit Aadu Sikku ja kiiremat noort Rain Kochi. Otsustavad hetked jõudsid kätte õhtuomerases, kui ilutulestiku saatel alustas superfinaal. Parima stardi sai küll Tanel Leok, kuid peale mitut katset õnnestus Jevgeni Bobrissevil Tanelist mööduda. Kahe suure duellis jäigi lõpuks peale venelane Bobrissev, teine oli Tanel Leok ja kolmas itaallane Davide Guarnieri. Väino Leoki rändkarikas kuulus teist aastat järjest Jevgeni Bobrissevile. Mitte, et karikas ainuüksi nii raske on, aga see, mis kohe toimuma hakkab, nii kui ta selle peakohale tõstab. Ootame teie marulist aplausi! Open klassis jättis vigadeta sõiduga esikoha koju Martin Leok, Elari Talu teine, kolmas lätlane Edgars Ruuditis. Enduro Euroopa meistrivõistlusi võrustasid 4 riiki. Algus tehti Itaalias, seejärel Eesti, Läti ja Slovakkia. Martin Leoki plaanis oli kindlasti kaasa teha 3 esimesel etapil ja siis vajaduse korral ka 4. Tuleristid Itaalias olid üllatavalt head. E2 klassis tuli 3. koht. Eesti etapil Paikuse liivasel rajal võttis Martin juba juunioride klassi etapi võidu. Sobiv kalender võimaldas kaasa lüüa ka Aigar Leokil, kes võttis nii E3 klassi kui absoluutvõidu, seega Sõmerpalu klubile Euroopa etapilt 3 esikohta. Taktika sa üldse sellele etapile panib? Ei mida. Vältida suuremaid riske ja lihtsalt lõpuni sõita. Hea trenni mõttes ja eks Soome, Rootsi on järgmised etapid, et seal on, ma arvan, täpselt sama Liiv ja Juurikad ja hea trenni mõttes kindlasti. Lätimaal leppis Martin Leok teise kohaga, Aigar Leok tegi aga taas duubli, võites nii E3 klassi kui absoluutarvestuse. Koos sellega tekkis nüüd hea võimalus võita ka üldarvestuses ja kui tuli lõpuks TM tehase poolt ka luba, oligi ees Slovakkia. Martin pidi seal küll leppima 5. ja 6. kohaga, aga kokkuvõttes Euroopa meistrivõistluste hõbe juunioride klassis. Aigar Leok vormistaski endale nii-öelda plaanivälise Euroopa meistritiitli, lisaks hõbemedal klassis E3. International Six Days Enduro on maailma vanim motovõistlus, mis sai alguse 1913. aastal Inglismaal. Tänavu sõideti Saksamaal ja Saksenringi võistluskeskuses olid kohal 35 riigi 500 võidusõitjat. Kokku läbiti 6 päeva jooksul 1500 kilomeetrit. Eesti rahvuskoondisse kuulusid ka Aigar ja Martin Leok, tuues eestlaste parimad kohad. Aigar oli E3 klassis 4. ja absoluutarvestuses 13. Martin Leok lõpetas E2 klassi 37. ja absoluudi 82. kohaga. Kõik startijad, kes ei ületanud 10% võitja ajast, said ihaldatud kuldmedalid ja nende hulka kuulusid ka Aigar ja Martin Leok.
Tanel Leoki selle hooaja põhieesmärk oli M1-klassi maailmameistrivõistluste etapid. Seda Suzuki meeskonnas ja lõpptulemuseks tuli igati korralik 8. koht. Kas see pakkus talle ka rahulolu? Üldiselt olen hooajaga rahul, aga kahjuks ei läinud kõik nii, nagu oleksin tahtnud. Esimestel etappidel see kas jalavigastus, siis tulid veel paar väikest probleemi ja see kõik ei lastud korralikult sõita. Kuid vaatamata sellele olen rahul, et sain punktid kirja igalt etapilt ja loomulikult olen eriti rahul päris hooaja lõpus Hollandis Lieropi rajal saavutatud 3. kohaga. Olin juba unustanud, mis tunne on seista maailmameistrivõistluste etapi poodiumil. Juba 4. aastat järjest said Leoks heategevuslik motocross Tanel Leok ja sõbrad. Ja see koosseis, mis siia kohale said, see on ikka ju päris kõva hooaja lõppu arvestades, kõik tahavad puhata. Ja, et ütleme, et natuke selles suhtes läksid kehvasti, et jube paljud sõitjad said just vigastada, need, kes olid siia plaaninud tulla, et kellel olid isegi lennupiletid olemas, nagu Stefan Everts ja Davide Guarneri. Tänavane kohtumispaik oli Tartumaal Haaslava vallas valminud Lange motocrossi kompleksis, kus Lauri Roosiorg oli ette valmistunud suurepärase raja. Kogu ürituse tulu annetati traditsiooniliselt liiklusõnnetuses viga saanud lastele. Tänavu laekus sellele fondile 10 000 eurot. Aigar Leoki põhieesmärgiks olid Enduro maailmameistrivõistlused. Ei ole just palju sõitjaid, kes on tõusnud poodiumile nii motocrossi kui Enduro MM-etappidel. Ja nüüd on ka Eestimaal selline mees olemas. Aigar Leok jõudis Tšiilis sõidetud avaetapil esikolmikusse mõlemal päeval, olles vastavalt 2. ja 3. Kokkuvõttes tähendas see E3-klassi teist positsiooni. Mida veel tahta kohe hooaja algus? Elamusi jagus Tšiilis kuhjaga ja kindlasti jäi meelde ka 7,2 megatuudise maavärina järeltõuge. Koju jõudes leidis ta end taas aga tsiklisadulas. Mul on ikkagi esmatähtsad ikkagi MM-id, kus lõpuni jõuda ja et need võistlused on lihtsalt, ütleme, kodus olen ja hea Eesti publiku ees sõita, et miks mitte. TM Tehase meeskonnas sõitva Aigari järgmine MM-tasemel etteaste oli Argentiinas, lõppes see 4. kohtadega, kokkuvõttes säilis koht esikolmikus. Järgmise Hispaanias sõidetud etapiga taandus Aigar küll hetkeks 4. mööda pääses põhiriva rootslane Joachim Lundgren. Portugali etapi lõpetas ta mõlemal päeval 3. ja tõusis kokkuvõttes taas esikolmikusse. Itaalias sõidetud etapi järgselt tuli siiski kohavõrra taanduda, aga seejärel Rootsis oli Aigar mõlemal päeval kindlalt 2. ja tõusis üldarvestuses taas kord 3. Seejärel Soomes tuli avapäeval 3. koht, sealjuures teisest kohast ei puudu vaid 3/100 sekundit. Aga võib-olla just see napp kaotus oli otsustavaks tõukaks, mis andis suurepärase hoo teiseks päevaks ja 2. septembril 2012 tuli elu esimene maailmameistrivõistluste etapivõit. Kokkuvõttes säilis 3. koht ja see sai lõpliku kinnituse viimasel osavõistlusel Prantsusmaal, kus olid ka võimalused koht kõrgemale tõusta, aga lõpuks oli pronks ikkagi eestlase esimene medal Enduro maailmameistrivõistlustel. Selle järgi ma läksin. Selle ma ära tõin. See on ikka korralik medali mõõtu juba. Ei ole lihtsalt oleks tulnud. Natuke ikka kripeldab hõbemedal, aga ei ole hullu selles mõttes, et kui ma hakkan tagasi mõtlema, kus ma olin eelmine aasta või kus ma olen see aasta, et suur edasiminek ja kindlasti peab rahule jääma, et Euroopa meister, maailma 3. etapivõit ja 6 päeva sõidul kuldmedaliga lõpetanud, et ei oska rohkem tahtagi selleks hooajast. Leokite motodünastia täieneb, tulemas on 4. põlvkond. Kui Sebastianil on esimesed motovõistlused juba tehtud ja ka poodiumil seistud, siis Leokite pere noorim võidusõitja sai selgeks Tartus Tillude 400-meetrisel rattamaratonil, kui ema-isa abiga läbis sellega alles 11-kuune Lukas. Tema on Sõmerpalu motoklubi noorim medalivõitja. Tsiklisõiduks peab ta veel kasvama, nii et konkurendid hoidke alt. Tänaseks kõik, aitäh vaatamast, mootorite maailmas kohtume taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head!
Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.